Tere vaatama saadet Raudsaare dialoogid ja mõnikord, mitte sageli, aga mõnikord on meil stuudios kaks külalist ja nii ka täna. Tere tulemast Martin Andreller ja Meelis Maripuu Eesti Mälu Instituudist ja mõlemad olete seal juhatuse liikmed. Eesti Mälu Instituut tegeleb meie Nõukogude okupatsiooni aja mälestuste salvestamisega, meenutamisega, mis juhtus meil okupatsiooni ajal. Nii on, ühtepidi salvestamisega, teisipidi kindlasti ka on meil hulk teadureid, kes teevad teadustööd, ehk nendest arhiiviallikatest, mälestustest, teha analüüs ja kirjutada kokku selliseid ajaloo käsitlusi, mis siis asjahuvilistele pakuvad võimaluse ühe ja teistsuguseks vaateks sellele ajaloole. Siin saates oli kunagi teie juurest Toomas Hiio, kes on üks uurijatest just nimelt ja see oli Ukraina sõja algus, nii et me rääkisime natukene ka sellest, et see, mis toimub Ukrainas, toimus 40-ndatel meil ja ka natukene hiljem, kui olid Nõukogude repressioonid eri vormides. Selle tõttu see, mis praegu Ukrainas toimub, nüüd on ilmnenud ju uusi üksikasju, võiks meile väga meenutada meie ajalugu ja järelikult olema hoiatus tulevikuks. Kahtlemata, et see, kui me vaatame neid sündmusi, kuidas Nõukogude okupatsioon Eestis algas 40. aastal, millest alustati, millised olid esimesed sammud, kuidas riik üle võtta esialgu näiliselt suhteliselt pehmelt, mitte liigse terroriga, et mitte liigselt inimesi ära ehmatada ja kui sa oled juba need võtmepositsioonid saavutanud, siis sa pakid selle senise riigi lihtsalt kokku ja teed sellest selle, mida sul vaja on ja siis võivad tulla juba need kõige avalikumad repressioonid. No, ja see on ka see, mida tegelikult okupeeritud Ukraina aladel ju tehtud on. No, Martin, meil on nüüd koostöös Postimehe ja Eesti Mälu Instituudiga peagi tulemas küüditamise mälestuslugude, mida siis õpilased kirjutavad lehekülg, eri lehekülg. Ja see on üks viis, kuidas meie noorem põlvkond saab teadvustada endale, millised olid need repressioonid, mis meie esivanemaid tabasid, mis olid nende jaoks võib-olla täiesti, kui ma mõtlen tagasi 30ndate aastate lõppu, ega keegi arvanud, et see asi nii hulluks läheb toona, mis olid ikkagi väga-väga ootamatud. No 41. aasta repressioonid kindlasti, sest keegi ei osanud sellel hetkel arvestada, et niimoodi võib juhtuda. Selles mõttes oli ju Eesti inimeste arusaam riigikorrast ikkagi selline, ütleme, õigusriigi lähenemine. Et see 41. aasta juuniküüditamine tuli väga suure šokina. Selle järellainetust või mõju tegelikult me näeme isegi kaude veel täna. Inimesed, kes on nende küüditatute järeltulijad, kellel on see haav veel vägagi suurelt hinges. Aga kooliõpilaste või õigemini noorte puhul isegi tahaks öelda, ongi selline kirjakonkurss ja kirjade kirjutamine väga hea võimalus esiteks neil endal nagu teadvustada seda. Teiseks rääkida ka oma perekondadega, oma vanavanematega, mõnel juhul võib-olla veel vanavanemaga ja seeläbi saada seda isiklikku puudutust või isiklikku sidet ja hea küll, kõik kooliõpilased ei hakka mitte kunagi neid kirjasid kirjutama, aga kui ka klassis on 2-3 sellist, siis tegelikult ju see teadmine sellest teemast ju levib ka sõprade seas. Et see on, ja kui neid kirjasid vaadata ja neid sisusid vaadata, siis on ju tegelikult näha, et noored on väga põhjalikult selle tegelikult ette võtnud ja nad on seda ikkagi teinud teie sellise tööinnu ja töömahuga. Et minu meelest on see väga hea võimalus tegelikult noortel oma sõna sekka öelda. Ma olen sama meelt, et see on väga oluline konkurss ja peab kindlasti tulevikus jätkuma. Ma ise lugesin ka neid töid ja ma pean ütlema seda, et mind hämmastas süvitsi minek ja empaatiavõime, mida need noored, kes ei ole kunagi ju ise sellises olukorras olnud, suutsid tunda. No see ongi niimoodi ja just eile õhtul oli meil üks selline üritus instituudis, kus käidi ka välja see lause, et kõik nagu justkui räägivad, et noori ei huvita või nendel ei lähe korda. Aga kui me vaatame selliseid konkursse, kas ta on siis see kirjakonkurss või ta on foto- ja videokonkurss, siis tegelikult läheb küll korda. Et see inimeseks olemine ja see inimsuse olemus on selles mõttes universaalne, eriti tänases maailmas, mulle tundub, on see ka noortele ülioluline. Ja sellepärast nad mõtlevadki kaasa ja ka need kirjad tulevad väga hea sisuga.
Meelis, nüüd Eesti Mälu Instituut sai alguse 2008. aastal ja tema patrooniks võib pidada Toomas Hendrik Ilvest. Ja eesmärk oligi siis rääkida inimõigustest, sellest, mis juhtus meil okupatsiooni ajal, et me ei unustaks. Ja ma saan aru, et teil on ka kogupidevalt täienemas, kuna te ju varsti kolite ka teise kohta, te lähete Patareisse. Ma saan aru, et suvel. Eeloleva suvel või mitte, aga loodame, et 2026. aasta suveks on asjad nii kaugele jõudnud, et me jõuame sinna kolida ja tegelikult meie ajalugu, korrigeerin niimoodi vestlusjuhti, et kuigi Mälu Instituut selle nime all on tõepoolest tegutsenud aastast 2008 ja tol korral kokku kutsutud Toomas Hendrik Ilvese poolt, siis tegelikult meie õiguseellane siis on veel president Meri poolt kokku kutsutud niinimetatud Jakobsoni komisjon, et meil see õiguslik järjepidevus kogu aeg on kestnud, aga lihtsalt mingil hetkel see nimi viidi vastavusse rohkem uue sisuga, kuna me ei tegelenud enam päris nüüd ainult kuritegude uurimisega, et vaatasime meie lähiajalugu laiemalt. Ja kindlasti see tulevane Patarei hoones kolimine ja seal muuseumi avamine annab meil hoopis teistsugused võimalused. Mida te olete saanud juba koguda sinna muuseumi eksponaatideks? Selle juurde peab ütlema, et seal on üks ja põhiline eksponaat. See on Patarei muuseum. Interjöör ühe sõnaga, see koht, kus inimesi kinni see koht ja see interjöör ja see selline, ütleme siis, aura, mis seal sees on ja ütleme kogu see tunnete kaskaad, mis inimest valdab, kui ta sellesse kohta läheb. Kindlasti see saab muuseum olema üsnagi teistsugune kui selline tavapärane muuseum, mida inimene ehk endale ette kujutab. Meil ei ole seal tuhandeid väikseid asju pandud klaasi alla välja, kus inimene neid asju uurima hakkab. Kindlasti seal tuleb ka selliseid väiksemaid eksponaate, aga põhiline eksponaat on tõepoolest see Patarei vangla ise oma keskkonnaga, mida me siis püüame säilitada nii autentselt, kui ta veel praegu olemas on. Ja sinna juurde siis lisada tõepoolest, ütleme, tagasihoidlikult neid infokihte, kas tekstiliselt või pildiliselt, aga sellisel kombel, et ma ei tapaks ära tegelikult seda autentset keskkonda seal. No ma olen käinud San Francisco lähedal Alcatraki vanglasaarel, kus külastajad võisid pähe panna endale siis kuularid ja kuulata väikest kuuldemängu, kus osalejad olid ise kunagi seal töötanud vangivalvurid ja ka mõned vangid osalesid seal. Ja see oli väga autentne kogemus, olles selles keskkonnas. Kas on võimalik midagi sarnast teha? Meil idee on, aga kindlasti see ei valmi esimeses etapis. Esimeses etapis me tahame lihtsalt vähemalt avada selle hoone inimestele ligipääsu ja selle võimaluse, et ta saab koha peal ilma mingite digitaalsete vahenditeta selle elamuse kätte, et võib-olla me selleks hetkeks jõuame sinnamaani, et inimesed juba tahavad mingeid asju kogeda ka ilma selle elendavat ekraanita, mis taskust välja võetakse, et ta tegelikult saab tulla ja vaadata seda reaalset keskkonda, kus ta on, kuigi ka seal on kindlasti mingid elektroonikat. Aga selline audiovisuaalne meeleline kogemus läbi mingite tehniliste abivahendite see tulevikus on küll plaanis. Mulle meeldis teie jutust see tähelepanek, et tegemist ei ole tavapärase muuseumiga. Tavapärane muuseum, me kõik teame muuseumit, et seal istub üks valvurnurgas, vaikselt transistor käib ja siis me käime hardlalt eksponaadi juurde ja vaatame kivikirveid ja mida iganes seal on. Ma kirjeldan ühte vana rajooni muuseumit nii-öelda Nõukogude ajast. Et tänapäeva muuseum on ju koht, kus inimesed teevad ka töötubasid aktiivselt, tõesti nagu see oma kirjandi võistlus noortele on midagi, mis toob meile minevikku igapäeva ellu. Meie osana. No see, ütleme, erinevus tavapärasest muuseumist on ka kindlasti see, mida ta rõhutada, et kui olgu ta mis tahes muuseum, käsitleb ju enamasti tavaliselt mingit suhteliselt selgepiirist kas ajalooetappi, mingit teemat, siis Patareis tulevases muuseumis inimene, kui ta kogu ekspositsiooni läbi on käinud. Me ei räägi ainult seal Eesti ajaloost või meie lähiregiooni ajaloost. Me tegelikult muuseumi teises pooles jõuame laia maailma. Me räägime nii palju, kui ruum võimaldab tegelikult kommunistlike režiimide kogemustest kogu maailmas, sõltumata sellest, kas see on Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas. Selleks, et tegelikult inimesed, kes iganes kust nad tulevad, saaksid aru, et me ei räägi siin mingit väga spetsiifilist eestlaste lugu, millal me kannatanud oleme,
vaid et see on tegelikult teema, mis puudutab sisuliselt kogu maailma, keda rohkem, keda vähem natukene, aga igal kontinendil tegelikult on oma see kogemus olemas. Ja see ei ole asi, mis oleks maailmast otsa lõppenud. Me ei saa seda muuseumi ekspositsiooni lõpetada, et võt, selle koha peal lõppes see etapp ajaloost otsa. No Butša on küllaltki värske Ukrainast. Nüüd me pakime selle kokku. Meie muuseumi ekspositsiooni planeerimise ajal aastal 2018 meil oli ettekujutus, et see lõpeb Puna-Hiinaga. See ajalugu lõpeb seal otsa ja küll ta on meie jaoks probleem ka tänasel päeval, aga küllap me selle kuidagi hakkama saame. Kui me hakkasime ekspositsiooni projektiga valmis saama, oli Ukraina sõda just alanud. Siis oli meil selge arusaam, et tegelikult me ei saa lõpetada Puna-Hiinaga, me peame lõpetama Ukrainaga selle. Kui me oleme praegu tänases päevas, märtsis 2025, siis meil on arusaam, et me ei saa seda lõpetada ka kindlasti mitte Ukrainaga. Me ei tea veel, millega see lõpeb, aga sisuliselt selle ekspositsiooni lõpp peab peegeldama tegelikult rohkem või vähem seda ajahetke, millal see külastaja sinna tuleb. See peab olema kogu aeg aktuaalne selleks, et seda, mis tema ümber selles ajahetkes toimub, ta oskaks suhestada nende minevikus toimunud asjadega, nagu me näeme, siis need probleemid, millest me seal muuseumis räägime, mida kommunistlik režiim inimestel on põhjustanud, need ei ole maailmast kuhugi kadunud. No me saame seega öelda, et see kommunistlik terror, mille Lenin alustas Ukrainas, elab edasi. See elab seal edasi ja ta, ütleme, sellise vahendina teisi inimesi või teisi rahvaid püüda alistada ju elab mitte ainult Ukrainas, vaid see on mitmes kohas kojamas. Ja muidugi, aga see, et te võtate asja globaalselt, on ka väga hea. Enne meie saadet ma just vaatasin ühte kaarti internetist, kus näidati maakaardil, maailmakaardil kontinentidel toimunud koloniaalsõdu. Ja kujutame ette, kogu Nõukogude Liidu ala on tühi. Et siin räägitakse hoopiski teisest vaatevinklist, mida tegid prantslased, mida tegid hispaanlased kunagi, portugallased keskajal või inglased, aga mida tegid kommunistid. Sellest millegi pärast läänes väga ei räägita. Eks neil ei ole seda teadmist ka mingis mõttes, eks. Et ega see raudne eesriie pidas mitmel tasandil tegelikult. Ja kui võtta seda, võib-olla neid toredaid ideid, mida selle võib-olla maailmavalutusplaani käigus ka levitati läänes, nende järgi kõik oligi hästi selline tore ja pehme nunnu või armas, eks. Aga päris elu oli ju hoopis midagi muud. Et ega ka nende samade narratiividega tegelikult see muuseum peab ju tegelema ja siin ongi selle muuseumi harukordsus ka selles võtmes, et kui tavaliselt muuseum räägib ainult minevikust, siis meie ekspositsioon jõuab paratamatult välja ka tänasesse päeva. 5 aastat tagasi meile veel võis tunduda, et see ongi ikkagi suures plaanis minevik, aga täna me saame aru, et need samad protsessid osades kohtades maailmas käivad edasi või on taas käivitunud. Ja see on ka selle muuseumi üks eesmärk sellele tähelepanu juhtida ja panna seda külastajat kui inimest mõtlema, et millised on tema valikud või otsused või mida tema saab teha või peab tegema. Et lõppkokkuvõttes ei tule kusagilt nurga tagant keegi imeline superinimene, kes lahendab kõik mured ära, vaid see on meie enda kätes kõik. Vastab tõele. Ja üks detail selle juures, et kui me mõtleme erinevatest sihtgruppidest, et kellele me seda muuseumit teeme. Et ja küll me peame harida enda päris noori õpilasi, kelle ajalõpetuskoolis tõmmatakse kokku, seda järjest vähemaks. Me püüame harida neid inimesi, kes tulevad teistest riikidest, et nendel tekitada arusaama meie ühiskonnast. Aga kui tänaseks päevaks on ju viimaste kuude jooksul lääneriigid tunnistanud, et nad on tegelikult aastakümneid elanud Venemaa poolt pakutud ajaloo narratiivide mõjuväljas, need märkamatult nendel omaks võtnud. Mida see meie jaoks tähendab? Me võime esialgu ju mõelda, et ja küll, et meie siin oleme ju puutumatud olnud, meie ei ole neid narratiive lasknud enda sisse. Aga aastakümneid oleme ju enda andekamaid noori inimesi saatnud õppima Lääne-Euroopa ülikoolidesse, kus nad paratamatult on sattunud sellesse infovälja, nendesse narratiividesse, mida siis lääne ühiskonnad, lääne ülikoolid on võtnud vastu Venemaalt ja me oleme lasknud tegelikult enda noori ju koolitada siis paremas usus, et nad saavad parema hariduse lääne ülikoolides,
kus nad on tegelikult siis nii-öelda piltlikult saanud nakatatud sellest ajaloo nägemusest, mida Venemaa on importinud lääneriikidesse ja nad tulevad selle kogemusega meile tagasi siia koju, kus me võtame neid vastu ju väga soojalt, loodame, et kõik noored inimesed, kes on ärismaal kogemusi saanud, tulevad Eestisse tagasi, aga tihtipeale nad võivad piltlikult tulla sealt tagasi ka selle väikese pisikuga, mida nendele on süstitud juba läbi Lääne ülikoolide. Pole imeks panna, et kui ma meenutan enda õpinguid Oslo ülikoolis üle 20 aasta tagasi, siis tuli hoovis vastu mulle üks härrasmees, kes pakkus müüa ajalehte Klassenkampen, mis on siis klassivõitlus, mis oli ülimalt marksistlik asi ja mind hämmastas, et kust kohast sellised tüübid välja tulevad, aga see oli normaalsus. See oli normaalsus. Aastaid tagasi juba meil oli kontakt ühe Belgia tudengiga, Belgia doktorant. Ta tegi oma, tema doktoritöö teema oli laias laastus puudutas teise maailmasõda Eestis, Eesti osalust Saksa poolel ja ta oli suures kimbatuses, et ta kõigepealt üldse oli suutnud selle doktoritöö kinnitada enda ülikoolis. Ta oli sattunud seal ikkagi väga sellise tugeva põlu alla ja teda oli selgeks tehtud ja küll, et sa võid praegu selle teema võtta, aga sellist teemat sa kaitsta ei saa, sest see, kuidas sina esitad, milline sa tahad jõuda, milline on sinu teesid, see on ju fašistlik ja sellist asja meie ülikoolis ei saa kaitsta. No, ta lõpuks jõudis oma doktorikraadini küll, aga ja ütleme, eks ta pidi tegema sellega teatud kompromissi enda esialgsete lähenemistega, aga see on kindlasti probleem seal. No tundub, et see narratiiv on siiski muutumas lääneriikides praegu. No loodame, et ta muutub, aga seal on ju põlvkond inimesi, kes on tegelikult selles vaimus oma hariduse saanud. Ja ega sellise inimese, ütleme, veendumuste muutmine, kui sulle seda isiklikku vahetut kogemust kuskilt ei tule, on üsna keeruline, vaevaline. Selles mõttes on väga tänuväärt, ma arvan, kui nii tohib üldse öelda, see turism, mis on pakutud lääne riigijuhtidele Ukraina vabastatud aladesse, kus nad on näinud, mis on seal tehtud, mis on seal juhtunud, mis on, nagu ma olen aru saanud, väga paljudele silmi avava. No eks samal põhjusel on vaja tegelikult ka Patarei muuseumit, sest muidu on ikkagi see, et me räägime, aga see rääkimine on ju väga selline, mingis mõttes umbisikuline, see on jutt. Aga kui me täna käime ka oma väliskülalistega kas või kommunismi ohvrite memoriaalis ja kui sa seal vaatad seda 22 000 nime seinas, siis tekitab see mingi isikliku seose. Aga muuseumis tegelikult on need võimalused nende lugude tutvustamiseks mõõtmatult suuremad, sest memoriaal räägib palju paremini siis, kui seal on saatja, kes seda kõike lahti räägib. Aga muuseum on selline, mis suudab iseenda eest seda sõnumit tutvustada. Ja kindlasti jutustada seda sõnumit, mis juhtus siin okupatsiooni aegadel. Mul on selline küsimus ka, et mille poolest nüüd kommunismi inimsuse vastased kuriteod on teistsugused kui muudel režiimidel, kes on ka teinud inimsuse vastaseid kuritegusid. Kas me võime öelda, et siin on mingi iseärasus? No loomulikult on iseärasused, aga Patarei muuseumis me tegelikult ei püüagi keskenduda, ütleme, endale iseärasustele või rõhutada kuidagi, et kommunismi kuriteod olid hullemad või suuremad kui näiteks natsismi või mõne muu sellise kuritegeliku režiimi omad. Lihtsalt meie ekspertiis selles vallas on kõige suurem. Absoluutselt. See on meil olnud kõige lähemal ja kui meie nendest ei räägi, siis teised ka sellest ei räägi. Ja küll, et need teised rahvad, kellel see kogemus on olemas, nemad ka räägivad. Aga kui meil on praegu selline suurepärane koht, võimalus ja on olnud riigipoolne tugi, et teha selline muuseum, et seda rääkida, siis see on otse loomulikult meie kogemus ja meie püha eesmärk tegelikult. Aga ka Patarei muuseumis, kuna Patarei vangla ju tegelikult oli vangla ka läbi Saksa okupatsiooni aja, siis seal on küll mahuliselt väiksem, aga seal on oma koht ka tegelikult nendel ohvritel, kes olid Patarei vanglas Saksa okupatsiooni ajal, seal on väike osa pühendatud holokaustile, sest see on ka osa selle hoone ajaloost tegelikult. Ja kui me jõuame lõppkokkuvõttes selle ekspositsiooni lõppu, see, millest inimene aru peab saama, et ega siis tegelikult me ei võta endale eesmärki tekitada tal aru saama, et ainuüksi kommunism oli see midagi, mis oli halb, vaid ei ole vahet, milline see ismiga tegemist on, et kui selle ideoloogia raames hakatakse neid vabadusi ja väärtusi jalge alla tallama, inimesi terroriseerima,
mis meile tänasel päeval on iseenesest mõistetavad, mida ÜRO inimõiguste deklaratsioon on deklareerinud, siis ei ole vahet, millise sõnaga me seda nimetame. Lihtsalt meie kompetents on selle koha peal kõige suurem ja loomulikult see on ka valdkond, mida rahvusvahelises mastaabis on tänase päevani tegelikult alahinnatud. Et see on meie missioon püüda seda lünka täita ja nii läbi seda, ütleme, lähiajaloost kujunevat pilti, ütleme, tasakaalustada, sest teises maailmasõjas ei olnud mustvalget pilti, et oli halb Saksamaa hea Nõukogude Liit, kes püüdis maailma päästa. See pilt oli väga palju kirjum ja me püüame siin selle tasakaalupunktile aidata inimese lähemale jõuda. No meie saime praktilise meistriklassi, mida see olukord tähendas 40-ndatel ja ka hilisematel aastakümnetel, kui me olime kahjuks okupeeritud, kui arvati, et teine maailmasõda on lõppenud, aga tegelikult me saame öelda, et ta lõppes alles. Kas me saame öelda isegi seda, et ta lõppes alles Balti riikide vabanemisega, kuna tegelikult see, mis Ukrainas praegu edasi läheb, on ka mõnes mõttes nende vabadusvõitlus, et Venemaa ei pidanud Ukraina riiki millegiks, et see oli selline eksituse teel sündinud värd nende jaoks. Jah, ütleme, selles alguses võib öelda, et meile vahepeal oli meil arusaam, et see teine maailmasõda 94. aastaga, kui viimased Punaarmee üksused siit lahkusid, tõepoolest läbi sai, aga jah, see on, ütleme, selline tulevast ajaloolast interpreteerimise küsimus, et kas see, mis praegu toimub, on nüüd teise maailmasõja jätk, kuna tõesti mingid asjad on pooleli jäänud Venemaa vaates, või on see nüüd üks uus järgmine sõda, et ega ka siis, kui teine maailmasõda oli juba mitu aastat käinud, ei olnud maailmas aru saama, et tegemist on maailmasõjaga. Et see nimepanek ja selgus saabub ikkagi aastakümnete pärast. Ja tagantjärgi vaates. Jah, see on väga-väga oluline küsimus. Aga nüüd, kas Eestis me oleksime pidanud kuidagi käsitlema teisiti oma iseseisvusperioodi algul eriti meie kommunistliku minevikku? Sest põhimõtteliselt see on väga keeruline küsimus meie rahvale. Me ju võtsime sellise otsuse vastu, et oli, mis oli, nüüd läheme edasi uuelt lehelt. Mõnes mõttes. Kuigi olid süümevanded nendel, kes volikogudesse kandideeriti ja ma olen kuulnud ka sellist juttu allikatele viitamata, et lepiti kokku niimoodi, et kommunistid olulistesse ametitesse ei kandideeri. Aga ühel hetkel see nii siiski polnud. Seda on täna selles mõttes väga keeruline hinnata, et see oleks ka üks selline järjekordne oleks. Mil moel ta siis teisiti oleks läinud? See on... Selle aja peal tagasi mõeldes, ütleme, praegu võib tagantjärgi tarkusena öelda, et ega meil väga halvasti ei läinud sellega üleminekuga. Ja loomulikult võiks tahta ju mõelda, et inimesed, kes olid milleski süüdi, neid võinuks karistada, neid hukka mõista, aga kui seda teha õigusriigi põhimõttest lähtuvalt, siis meil oleks selle kohta vaja selget tõendusmaterjali ja seda tõendusmaterjali Eesti Vabariigis ei ole. Mille alusel meid inimesi oleksime siis tegelikult hakanud päriselt, ütleme, ja küll võib-olla isegi mitte kohtule andma, aga neid kuidagi ühiskondlikult häbiposti panema, ainult rahvajuttude alusel seda ei tohi teha. Ja mingit käega katsutavat tõendusmaterjali, kindlasti mõningate inimeste kohta oli Eesti riigi asutustel info olemas, aga ma julgen arvata, et see oli ikkagi tühise vähemuse ja kas siis võib-olla selle mingi tühise vähemuse ja võib-olla üldse mitte kõige tähtsamate tegelaste selline avaliku häbiposti naelutamine oleks olnud parem ja selle kõrval enamik itsitavad pihku ja pääsevad puhta nahaga, ma ei ole kindel, kas see parem oleks olnud. Sest need inimesed, kelle kohta olid ikkagi süütõendid olemas, neid ju ka menetleti, saadeti kohtu ette, kui me räägime, toome kas või näitena agenthävitajatest, kes tapsid metsavendi näiteks, kelle kohta olid süütõendid olemas, need ka vähemalt prooviti kohtu ette saada, kui ta enne seda vanuse või haiguste tõttu ära suri, siis ta ei jõudnud sinna. No ja ma arvan, et see lähenemine oli selles mõttes õige, et räägiti protsessidest, mitte igast juhtumist eraldi, mis polnud enam võimalik, kuna niivõrd palju aega oli mööda läinud ja kõiki polnud enam elus. Aga et anti hinnang nendele ajaloolistele sündmustele laiemas plaanis. Ma arvan, et see oli väga oluline. See oli kindlasti olulisem kui iga sellise üksiku inimese kuidagi süüdi mõistmist, kui me vaatame praegu paralleelselt, mis
mitte küll kommunistliku mineviku inimesega, aga mis inimestega, kes natsirežiimiga koostööd tegid, et kuidas neid kuni viimaste aastateni, nüüd vist veel 2024 äkki oli viimane, Saksamaal kohtupinki tassitakse inimesed, kes tõepoolest on koonduslaagris kusagil olnud sekretär. Noh, neid inimesi, kes meil nõukogude ajal olid kusagil nõukogude asutuses või isegi miilitsas, mitte ainult sekretär, aga ja autojuht, isegi miilits, neid on meil ju kümnetes ja sadades. Aga ma ei leia küll, et me tegelikult peaksime üksikisiku tasandil neid inimesi hakkama kohtupinki tassima. Noh, minu meelest ka Saksamaal neid vanaprouasid ja härrasid, kelle isiklik süü tegelikult on ikkagi olematu, tema osalus on jah see, et ta tol ajal oli selle riigi teenistuses. No, kui me räägime sellest, et me ei peaks kasutama topeltstandarde, siis me peaksime Eesti riigis tuhandeid inimesi kohtupinke tassima veel isegi täna. Jah, sest topeltstandardite teema on väga-väga huvitav ja võib-olla me saame kunagi tulevikus selle juurde tagasi tulla, aga praegu aeg surub meid tagant, et ma tuleksin lõpetuseks tagasi selle küüditamise teema juurde. Läheneb 25. märts ja see oli teine suur küüditamine, kui me võrdleme 41. aasta küüditamist ja 49. aasta küüditamist, siis ma ütleks, et 49. aasta küüditamine puudutas kõiki, mitte ainult eliiti, et sealt tehti reha, et lõhkuda vastupanu kolhooside loomisele. Ja ma mäletan, kui seda kurba päeva meie rahva ajaloos uuesti hakati mälestama 80. lõpus ja siis olid veel väga paljud küüditatud ise elus. Peeti ka miitinguid, no niisugusi asju me tänapäeval väga enam ei näe, kuna inimesed on lahkunud. Ja ma arvan, et see sama kirjandusvõistlus on üks viis, kuidas me saame seda elus hoida, seda mälestust, aga kuidas veel? Mida me võiksime teha tulevikus, mõeldes oma kurbadele tähtpäevadele? No ma arvan, et ega see haridus ja haritus ongi need ainsad võtmesõnad. Et 80. lõpul, 90. alguses mälestusüritused olid väga-väga rahvarohked. Just üleeile õhtul vaatasin dokumentaalkaadreid Tartu Raekoja platsilt, kus juuni küüditatu rääkis selle rõdu pealt ja see plats oli tõesti silmini rahvast täis. Tänane elutempo ja ühiskond on ise tervikuna juba selline, et selliseid massiüritusi toimub tegelikult väga harva. Ja kas neid ongi sellises plaanis täna vaja? See on ise küsimus. Aga oluline on ju see, et meie ühiskond tegelikult teab, mis on toimunud ja suudab sellest kaasa võtta mingisuguse teadmise, mis aitab välistada selle olukorda taasteket. Et see tegelikult on ju kõige olulisem. Sest kui me ka nende represseeritutega oleme rääkinud või räägime, siis nemad tegelikult ju, mõni inimene võib arvata, et nad võib-olla loodavad, et äkki õnnestub ajamasin tagasi keerata, nad saavad oma kadunud noorus, oma unistused kõik tagasi. Aga nende inimeste väga lihtne soov, nii palju kui mina nendega olen vestelnud, on lihtsalt see, et inimesed ei unustaks ära, mis toimus ja nende südamesoov on see, et see mitte kunagi uuesti ei tule. Ja ka siin kohal ongi ju ainult töö noortega see, mis aitab seda inimeseks jäämist ja olemist selgitada ja tänu sellele püsib ka see mälestus ja ka see teadmine, et seda mälestust on vaja hoida. Ja see põhiväärtuste rõhutamine selles kohas oluline, et tegelikult kui me nüüd tänapäeva räägime ka inimestega ja tavaline inimene tuleb, hakkab rääkima mingit isiklikku puutumust küüditamisega, siis tihtipeale tuleb sealt tegelikult vastu see jutt, mida nõukogude pool on püüdnud inimestesse süstida, ehk et seda süütunnet, et tegelikult ju meie riigi võime teinud midagi, need olid ju teie naabrid, kes teie peale kaebasid ja nende pärast küüditati teid ära. Ei, kuule inimesed, teie naabrite pärast ei küüditatud teid ära. Teid küüditas ära see nõukogude võim ja see tunne, et mind viidi ära sellepärast, et mu naaber minu peale kaebamas käis. Seda juttu räägivad teised inimesed selleks, et oma naabritega endiselt võib-olla hästi läbi saaks. See ei olnud naabrite süü. Interneti kommentaarides selline trollimine on väga läbinähtav tänapäevalgi. Et need on need teatud meemid või mõttemudelid, mida püütakse meile praegugi sisse süstida. Ja seda inimesed räägivad täies usus ja veendumuses. Nad tuleb elatanud inimene ütleb, ja me olime küüditud ja ma tean, miks. Vaat see minu naaber, ta käis meie peale kaebamas. See tuleneb osaliselt ka sellest, et inimesed ju ei saanud aru, miks nemad välja valiti. Inimene üritab leida ju sellele asjale mingisugust enda jaoks loogilist seletust. Tema ei tea, mida mõeldi Moskvas, mida mõeldi võib-olla Pagari tänaval ja
kui tal sellel ajahetkel selle naabriga oligi selline võib-olla halb läbisaamine, siis tema jaoks oligi ainukene põhjendus, et noh, see naaber ilmselt ju tegigi seda. Nii see oli, aga nüüd jah, peame otsad kokku tõmbama. Aitäh teile Eesti Mälu Instituudist Meelis Maripuu ja Martin Andreller. Ma arvan, et te teete väga-väga tänuväärset tööd ja oma vaatajatele ütleme siis, et lugege Postimeest 25. märtsil, teisipäevasel päeval, seal on koolinoorte kirjandid, mõned neist. Nii et saate ettekujutuse, mida noored mõtlevad ja nad mõtlevad täitsa hästi. Aga olge terved, aitäh teile, kohtume nädala pärast. Aitäh.